olge hea, võtke istet. Suur tänu ülistajatele, muusikutele selle muusikalise tsükli eest. Saime ilusti osa ja kaasa laulda. Me arvuti läheb kohe käima, vaatame lühidalt üle meie teated ja teated on tõesti lühidad seekord. Natuke võtab aega. Nagu tehnikaga ikka. Aga pühapäeval meil on siis ülestõusmispüha jumalateenistust juhatab Elle Kalamägi, kõneleb Kristjan Kalamägi ja ülistust teevad külalised, aga meil on ka ristimisteenistus ja me võtame perekonda uusi liikmeid, nii et tuleme rõõmsa meelega kokku. Esmaspäeval kell 11.45, see on siis 21. aprill, toimub meie isa palve koos lugemine ka siin kirikus, kellel on võimalik tulla, kui ei ole võimalik tulla, siis igaüks saab selle kellaaja endale paika sättida ja teha töökohustustest või võimalustest lähtuvalt seda üheskoos kaasa ja teeme seda üle Eestimaa ja väljaspool Eestimaad on ka minu teada inimesi kaasas. Ja need olidki väga lühidalt meie teated. Aga tuleks tänase suure reede sõnumi juurde. Kui rääkida ristist ja risti teest, siis ma usun, see pealkiri, mis mul täna on, siis kui küsida inimestelt, mis seob neid Golgata ristiga või kuidas nad näevad, siis seda vastust sa üldiselt ei saa. Aga pealkiri on Tee välja. Ma ei tea, võib-olla ka saad, sõltub muidugi, kellelt sa küsid, alati on see taust ikkagi, et kellelt sa küsid. Aga Luuka evangeelium, 23 peatükk alates on 32 salm, alates on kirjutatud nii ja sa saad kaasa lugeda seina pealt. Aga ka 2 muud kurjategijat viidi hukkamisele koos temaga ehk Jeesusega. Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti. Samuti kurjategijad, ühe temast paremale, teise vasemale. Aga Jeesus ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja originaalis on see tekst sulgudes, sest mitte igas tõlkes seda ei ole kirjas. Aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades. Ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama. Aga ülemadki irvitasid Jeesusele. Teisi ta on päästnud, päästku iseennast, kui ta on see äravalitu, Jumala Messias. Ja ka sõdurid teotasid teda, astudes ta juurde, tuuas talle äädikat ja öeldes, kui sa oled juutide kuningas, päästa iseennast. Aga tema kohal oli ka tahvel, see on juutide kuningas. Aga üks ristil rippuvast kurjategijast teotas Jeesust, eks sa ole Messias, päästa siis iseennast ja meid. Aga teine sõitles teda, karda ometi Jumalat, kuna sa oled selle sama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte selle, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle, tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedus üle terve maa kuni kella 3 peale lõunat, sest päike pimenes. Aga templi vahevaip kärises kesket lõhki ja Jeesus ütles valju häälega, isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seda öeldes ta heitis hinge. Aga juhtunut nähes andis väeülem Jumala lau öeldes, see inimene oli tõesti õige. Ja kogu rahva hulk, kes oli tulnud seda pealt vaatama, lõi sündivat nähes endale vastu rindu ja pöördus tagasi. Issand, õnnistagu oma sõna. Me oleme kuulnud Jumala sõna ristisündmusi ja Jumal on tegelikult pakkinud sellesse ristisündmusesse
Väga paljud tegelikult. Aastal on täna 2025 ja sellesse ristisündmusse on pakitud nii palju, et jätkuvalt ka aastal 2025 võime vaadata, mis selles ristisündmuses on. Ja on üks osa, mis kuidagi selles ristisündmuses, mina olen märganud, jääb natukene tahaplaanile ja ometigi kuuldes seda teksti, see peaks otse kui esile astuma. Tead, kui sa küsid, kuidas see on nii nagu, kui sa vaatad mingit maali. Teatavasti maalides on nii, et mingi asi hüppab sealt, mingi element hüppab sealt välja ja kõnetab sind ja teised nagu asjad jäävad pildi peal tahaplaanile. On nii, ei ole, võib kaasa noogutada või raputada pead, et ei, ma ei tea, pastor, millest sa räägid. Aga see on see, kuidas inimestena me näeme asju. Ma säästan teid ja mul oleks tegelikult kange tahtmine lugeda Jesaja 53. peatükk, aga ma säästan, ma loen lihtsalt ühe salmi, mis tegelikult kõlas siin, aga lihtsalt mul on üks eesmärk sellega, et sa näeks, kui erinev on see, kuidas täna meie näeme risti ja kui erinevat nägi Jesaja, kui talle näidati. Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata. Ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Kui me täna loeme seda teksti, siis vaadates ka neid pilti, mis sealt jooksid, siis mina märkasin näiteks, et väga palju inimesed lisavad ajaloos juurde. Teatavasti ristisurm oli selline, kus see riietus, mis kattis, oli väga napp, kui seda viisakalt öelda. Samas sa võid näha ristipilte, kus on siit jookseb mingi lina ja veel midagi on, ei taha öelda, et öösärk on pandud, aga igal juhul on riideid juurde tulnud ajaloos. Aga see tegelikult päris sündmus selliselt ei on. Aga see ei ole meie tänase sõnumi põhipunkt. Ma tahan täna selle sõnumiga esile tuua külje, mis on risti teos ja risti töös olemas. See puudutab igat inimest ja ometigi on nii lihtne sellest mööda vaadata ja muidugi sa küsid kohe nüüd, mis asi see siis on. Ma ei hakka ristküsitlust täna tegema, aga Jumal on oma tarkuses teinud niimoodi, et ta on selle risti sisse pannud mõõtme, mis toimetab iga inimese juures ja kui sa küsid, mis see on, siis rist tegelikult paljastab kurjust ja mitte sellist üleüldist kurjust, millega inimesed nagu lepivad, et kuskil on, vaid tegelikult kurjus inimeste südames. Ja kui lugeda ristisündmust, siis see justkui jääb tahaplaanile, aga tegelikult see on väga oluline ja iga inimene puutub sellega kokku. Kui küsida tänaval inimestelt, milline inimene sa oled, siis väga vähe on inimesi, kes vastavad, et ma olen kuri inimene. Kurjus elab minu südames. Üks inimene, kes käis alfa-kursusel, pani iseloomustusse, et tema on joodik. No nii kangelt väga vähesed iseloomustavad ennast ja nii kaugel, et keegi ütleb, et kurjus on mu südames, väga lähesed ütlevad, aga ometigi ristisündmus toob seda esile ja elu paraku paneb inimesi jätkuvalt valiku ette. Ja ühtpidi on ka nii, et tõepoolest meil ei ole loomuomane mõelda, et ma olen halb inimene ja klassikaliselt loomulikult eestlaste puhul näeb see välja niimoodi, et me ütleme Jumalale ka, et ma ei ole kedagi tapnud, ma pole kedagi röövinud, no enam-vähem normaalne inimene, eestlane, no ikkagi inimene ju. Ja muidugi ühest küljest tänu Jumalale, kui su elutee on nii sellised läinud, et sa ei ole kedagi tapnud ja kedagi röövinud, et see nagu ei peaks sinu ellu kuuluma, aga ristisündmused tegelikult paljastavad seda varjatud, peidetud kurjust. Ja kui inimesed võtaks seda tõsiselt, siis me tänane ühiskond oleks teistsugune, meie maailm oleks teistsugune. Ja
inimesed ikka ju arutavad, kui vaatad, kuidas inimesed kodulauas teatud sündmusi arutavad, siis ikka käib ja toimub see arutelu, et miks me oleme sellises olukorras, nagu oleme, kes on süüdi, on see isik süüdi või teine isik süüdi, siis kui ma vaatan risti valguses kogu seda protsessi, siis see selline natuke lihtsustatud vastus, aga päris vastus on tegelikult see, et inimese südames oleva kurjuse pärast on see. Ma ei ole näinud ühtegi püssi, kes läheks ise lahti. Ma ei ole ühtegi nuga näinud, mis läheks inimesele ise kallale. Ja nii edasi, seda loetelu sa võiks jätkata ja see toob meid tagasi selle vastuse juurde, et asjad sünnivad inimese südames oleva kurjuse pärast. Nüüd selles ristisündmuses osalesid väga erinevad inimgrupid ja sa võid näha selle kurjuse ilmnemist erinevates inimgruppides. Näiteks 35 salm räägib ülematest. Oled sa mõelnud, milline oleks selle ülemate saatus olnud, kui nad oleks teistpidi käitunud? Ma korra mõtlesin, milline oleks ajaloo edasine kulg on, sest ülemad, räägime lahti, kes on ülemad? Need on ülemad, kelle käes on otsustusõigus. Mina tõmbaks siia paralleeli ka veel inimesed, kes on haritud, mitte et ma oleks hariduse vastu, vaid kuidagi on nii, et kui inimene on haritud, siis on haritud kurjus, mitte inimene ei muutu äkki plaksust läbi kõrghariduse heaks või läbi magistri heaks, et nüüd ma olen hea inimene, lihtsalt see kurjus on tihti peidetud kuhugi südamasse viisakate sõnade taga, sa võid näha seda selles maailmas väga erinevat. Aga need ülemad on inimegrupp, kes irvitavad Jeesuse üle. Nad tundsid selle oma plaanide täitumise üle rõõmu, sest nad vabanesid ühest tülikast mehest ja selles protsessis paljastus tegelikult nende südame kurjus. Võib-olla sa küsid, et milles see oli? Tegelikult nad teadsid, et Jeesus ei olnud eksinud ühegi käsu vastu ega ühegi inimese suhtes, et tegelikult ta oli süütu. Iga inimene, kes on olnud süütult süüdi, ta teab, mida see tähendab. Millised protsessid sinu sees vallanduvad, kui sina oled sellises olukorras. Ja minu arust kurjus nende ülemuste südames, see purustab taas sellise illusiooni, kus vahest täna me elame, et just kui haridus viib ära selle inimese südamest. Ma loodan, et sa nõustud minuga ja nõustudes piibliga, aga see ei sünni. Kurjus ei lähe inimeste elust ära. Ja see on meeldetuletus sellest, et ka täna meie ühiskonnas on inimesi, kes nad võivad ka olla ülemad, aga ometigi kurjus on nende südames ja see on see vastus, miks nad on sellised, nagu nad on. Ja ka need ülemused ületasid tegelikult neid volituse piire, mis talle või neile olid antud, sest tegelikult nad ei joolinud oma rahvast, vaid oma agendast. Ma mõtlesin korraks, üllatus, aasta on 2025, see on nagu värske ajaleht, stsenaarium on täpselt sama. Kurjus, tehakse otsused, kus ei joolita rahvast, mille tulemus, no ma mõtlen, et kui palju peab haridust olema, et saada aru, et näiteks kulda mitte väärtpaberi vastu vahetada. 3 klassi külakooli mina pakun välja. Ometigi me näeme ajaloost ja jätkuvalt, kus tehakse nii, mille tulemus on see, et ka meie Eesti rahvana vaesustume ja mitte selle eesmärk ei ole mitte, et elu paremaks teha, vaid kurjus on selle taga, mina ütleks. Ja ma mõtlesin korra ka, milline oleks Iisraelis rahvas saatus olnud, kui nad ei oleks öelnud neid sõnu, et tulgu Jeesuse veri meie ja kogu rahva peale. See on üks needus, mis tõmmati rahva peale. Ma võiks omaette teema lahti rääkida, mis sellega on kaasnenud ja milline mõju see on, aga lihtsalt jälle mõtle, mida kurjus võid teha. Kui seda ei oleks, milline oleks tänane maailm? Tunduvalt teistsugune. Ja rist paljastab seda.
Rist paljastab ka täna inimestele, kes on positsioonidel südamekurjust ja toob neid valiku ette ja ma mõtlesin taaskord, milline oleks nende ülemate elu, kui nad selle irvitamise asel oleks oma südame lahti teinud ja palunud, et Jumal, puhasta mind kurjusest. See võimalus oli olemas. See ei olnud selline olukord, et neil ei ole valikut. See on nagu rongrööbastel, et läheb ja midagi saa teha. Neil oli valik, nii nagu igal inimesel oli valik. Järgmine inimgrupp, keda ma näen selles risti juures, on sõdurid. Tead, see on üks kummaline lugu, kui mina loen seda ja lihtsalt jagan, mida mina avastasin seal. Ühtpidi me kõik nõustume, sõdurid on sõdurid. Ühtpidi nad pidid selles rollis olema, keegi pidi olema selles rollis. Ja võiks ju öelda, just kui siit ajaloost vaadata, et just kui nad ei saanud midagi teha, et just kui see oli selline sunnitud olukord ja võib-olla väga paljud ka täna ütlevad, et ma olen mingis sunnitud olukorras, kus ma pean kurje otsuseid langetama, aga need sõdurid äratavad inimese südametunnistust ühe asja koha pealt. Ja ma arvan, et sa oled oma eludel ka kohanud inimesi, kes ütlevad, et ma ei saanud midagi teha selles olukorras, see, mida ma tegin, oli vale, ebaõige, aga ma ei saanud midagi teha. Teatud mõttes need on sellised sõduritüüp inimesed. Aga selles loetud tekstis on midagi, mis peaks äratama neid inimesi. Ja teate, mis see on? Tegelikult selles risti löödavate protsessis ja töökirjelduses, ma võiks öelda, kui sõdurite kohus oli, ega siis Jeesuse risti surm nende jaoks ei erinenud mingis mõttes teiste risti löödutest. See oli lihtsalt üks järgmine lugu või case, nagu me tänapäeval ütleme inglise keeles, et lihtsalt midagi, mis tuleb ära teha. Aga kas tead on midagi, mis seal on? Kui me oleks võtnud nende sõduritelt intervjuud, kui meil oleks see võimalus, siis me saaks teada midagi. Ja see midagi on nimelt see. Mitte iga kord ei teinud nad seda, mida Jeesuse puhul nad tegid. Mitte iga ristilüüdu puhul. Nad tegelikult roomlased ka suhtusid ikkagi ihusse respektiga, aga seal on sõna teotasid. Sellega tegelikult nad paljastasid oma südame kurjust. Ja see on see, mida rist ka täna kõneleb inimestele, kes on sellise sõduri rollides. Jeesus ei öelnud, et sa ei tohi teha, sa ei tohi sõdur olla, aga ometigi see rist paljastab seda kurjust, mis on sellises inimgrupis. Teotus ei olnud nende töökirjelduses sees, aga see, et Jeesus oli puhas ja õige nende ees, see ärritas neid. Kurjus tõusis nende sest üles ja ka nendel oli valik tegelikult. Kas teha viisakalt oma töökirjeldus ära, suhtudes respekti sellesse risti löödavasse või teha seda teotusega, mida ei ole nõutud üheski armee töökirjelduses ka tol ajal. Sa märkad seda vahet. Südame kurjus, paljastus nende sees. Aga mitte ainult. Selles loetud tekstis on ka kurjategijad. Muidugi võiks vaielda, kes on täna kurjategija, mis on kurjategija, aga väärib mõtet see, et mõtle, sellel kahel kurjategijal on tegelikult täpselt sama saatus. Siit võiks väga palju olukordade paralleeli tuua, kus sa oled kellegagi ühes olukorras ja mina olen märganud, et sa võid kellegiga läbi minna ühest ja samast olukorrast. Ja ometigi reaalsus on see, et üks inimene paneb sulle puid juurde ja parastab sind, ütleb, et said, mis tahtsid. Ehkki ta on ise sama valu sees võib-olla. Ja see näitab ka seda minu jaoks, et kurjusel ei ole piire. Täna me võime öelda selle lihtsa sõna Ukraina, kus me teame, et kurjusel ei ole piire. Mõtle, ja tulles tagasi selle risti sündmuse juurde, mõtle, sa oled täiesti lootus, mitte keegi ei ole mingit võimalustki, et need keegi ristit maha tõstab.
Ja ometigi see kurjategija, üks kurjategija, otsustab reageerida selle kurjusele, selle pimedusele enda sees ja parastab Jeesust. Täiesti absurdne, loogika vaba, sa ei leia mitte mingit seost, sul ei lähe paremaks sellest. Ja seal kurjategijal ei läinud paremaks enesetunne sellest, et tema ütles Jeesusele need sõnad. Ja reaalsus on see, et see paljastab kurjust inimsüdames. Et kurjusel ei ole piiri. Võib-olla sa mõtled, mis sellest kasu on? Kasu on see, et see aitab meil mõista seda maailma pilti ja miks inimesed reageerivad sellisena, nagu nad reageerivad. Aga sellega see rahva hulk ei piirdu, need inimgrupid. Seal on veel. 48 salm ütleb, et on üks huvitav grupeering seal, rahva hulk. No ma ei tea, kui 90-ndatesse mõelda, et millist grupeering on Permi grupeering, et igasugused huvitavad grupeeringud ajas on. Ma ei tea, millise grupeeringu peaks seda rahva hulka nimetama, aga seal on üks kummaline asi jälle, kui mina loen seda teksti. Ja see sõna, mis mind tabas, on see pealt vaatama. Igaüks, kes on näinud filmi Kristuse kannatustest, teab, et seal ei ole mitte midagi ilusat, mida pealt vaadata. Oled sa mõelnud sellele? See on nii õudne. See on nii piinarikas. Mina küll ei tahaks sellist pealt vaatamist oma ellu. Miks sellest osaleda võiks küsida? Ja minu jaoks see näitab taas inimsüdames olevat peidetud kurjust, mis tuleb sobivas hetkes rahva hulgast mingis kambas esile äkitselt. Mul on üks huvitav näide, ma mõtlesin, ma ei tea, keda see kõnetab, on see inimene siin või ta vaatab seda hiljem järgi, aga on üks huvitav näide, mis aitab sul aru saada ja ma ütlen, võib-olla see pole kõige parem näide, aga ometigi. Mida sa ütleks inimese kohta, kes tahab näiteks pealt vaadata oma kassi piinamist? Mis iseloomustuse sa annaks talle? Või mida sa ütleks inimese kohta, kes tahab pealt vaadata looma piinamist, aegast suremist? Aga täpselt see on see, mida see rahva hulk tegi. Ja hullemas võtmes, sest tegu ei olnud mitte loomaga, vaid inimesega, kes ei olnud süütu. Vaadata pealt inimese piinamist, väga kummaline. Ja veel kummalisem on see reaktsioon, mis näitab, kui sügavale sohu võib inimene oma rikutuses langeda, kui ta ei taha kurjusest lahti saada, on see, et kiri ütleb, nad lõid endale vastu rindu ja läksid laiali. Mina ootaks seda reaktsiooni või tahaks lugeda seda, et vaadates seda kõike, nad panid põlved maha ja kahetsesid oma südame kurjust, parandades meelt üüdes appi. Jumal, puhasta minu südame kurjust, sest nad on näinud oma südame kurjust. Aga ometigi seda ei sündinud. Minu jaoks see on ka nagu hoiatav näide, et mitte olla sellises inimhulgas, kus võib nii madalale langeda ja seda madalat langust on ka meie ühiskonnas piisavalt paraku. Ja see on ka põhjus, miks ristist rääkida ja miks näidata seda kurjust, sest nii nagu mu sõnumi pealkiri on tee välja. Aga seal on ka Pilatus, kellest me täna ei lugenud, aga ometi ka tema oli selles risti löömisprotsessis osaline, kes püüdis õigustada oma käitumist. Kui paluda käsi tõsta, siis ma arvan, enamus tõstaks, et kas oled sina kohanud oma eluteel neid inimesi, kes on õigustanud tegusi, mida nad on sinu suhtes teinud ja neil on alati varrukast vabandused, miks see pidi nii olema, ükskõik õigustades seda siis tänapäeval jumalaga või mitte jumalaga, aga selliseid inimesi on piisavalt, aga ometigi Pilatus läks ajalukku mehena, kellest ei räägita midagi head. Ja ka tema südames oli see kurjus, otsustamatus on ka kurjus tegelikult. Seda võiks Pilatuse puhul õppida. Aga 40. salm,
sama peatükk ja 43 salm toob meile ette sellise pildi. Siis teine ristilöödu, aga teine sõitles teda. Karda ometi Jumalat, kuna sa oled selle sama karistuse all, meie küll õigusega, sest me saame kätte selle, mis meie teod on väärt, aga tema ehk Jeesus ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle, tõesti, ma ütlen sulle juba täna, oled sa koos minuga paradiisis. Ja minu jaoks see on pilt inimesest, kes on teadlik oma südame kurjusest ja rikutusest. Aga ta ei pane oma südant lukku, vaid ta pöördub selles kurjuses Jeesuse poole, et saada abi. Ja kui vaadata täna selle ristisündmuste peale, siis luba öelda väga selgelt, rist on tee välja, mitte lõpp-punkt südame kurjusest. Risti läbi ja risti kaudu saab iga inimene välja astuda oma südame kurjusest ja tulla sellesse vabadusse, mida Jeesus ütles, et keda poeg vabaks teeb, see on päriselt vaba. On sobiv ka meelde tuleta, et tolleaegses ühiskonnas erinevalt meid ei olnud ateiste. Kõik uskusid midagi, kedagi või mitmeid jumalad, aga ometigi rist paljastab selle olukorra, et ilma Jumala pojata ei saa kurjusest lahti. Ma tean, et see tänane kõne ei ole mitte populaarsuse poolest edetabeli tipus, aga ometigi luba küsida, kuidas on kurjusega sinu südames? Oled sa valmis paluma, et Jumal, tee mind vabaks? Tead, see on üllatav. Enne kui me korraks läheme edasi, sa võid vaadata isegi väike last, keegi ei pea õpetama ka teda kuri olema. See on juba seal sees. Vahest meil on see illusioon, et inimene on oma loomu poolelt hea. Tegelikult see ei ole nii. Elukogemus õpetab meid sama, vaid need inimesed, kes on tulnud risti juurde ja paludes seda, et puhasta mind Jumal, minu südame kurjusest, loo mind sisemiselt uueks. Ja see paneb meid küsimuse ette, milline on sinu südameolukord täna. Ja ma loodan, et sa ütled, ma usun Jumalasse, minuga on kõik korras. Juudid ka uskusid Jumalasse, aga ometigi see kurjus oli nende sees väga võimsalt. Ma ei tea, millise grupi hulka sina kuulud täna. Aga rist ütleb väga selgelt, on tee välja. Ja võib-olla keegi ütleb selle peale, et armas pastor, kus sa ennem olid selle sõnumiga, mu südame kurjusest, ma juba ammu vajasin, et keegi ütleks mulle seda, et on aeg sellest lahti saada, et on võimalus sellest välja tulla. Ja see röövel ristil tuleb meie ette selle sõnumiga, et pole kunagi hilja pöörduda Jeesuse poole, kellel on meelevald teha vabaks ja muuta sind. Sest inimlikult vaadates selle röövlil ei olnud enam mitte mingit võimalust ja lootustki tulla kuidagi välja oma olukorrast. Aga ta tuli, sest on tee välja, tema südame olukord ja tema vaimne olukord muudeti, sest Jeesus ütles, juba täna sa pead olema minuga paradiisis. Milline muutus? Tõuseme palveks. Isa taevas, me oleme kuulnud sinu sõna ja sinu sõna on maalinud meie ette erinevad inimgrupid. Me kõik kuulume kuhugi. Ja me oleme inimestena kõik erinevas eluprotsessis. Aga kindel on see, Jumal, et oma poja läbi sa jätkuvalt pakud teed välja. Et rist ei ole üks tupik tee, kus kõik lõpeb ja edasi läheb üks selline mungarüü, vaid see on tee ellu. See on tee ellu ja vabadusse. Ja võib-olla, et täna sina siin just ja see kõne oli sulle määratud. Ma ei ole seda ennem kunagi kõnelenud selliselt ja ma ei tea, kas ma selliselt seda kõnelen, aga see on tänase hetke sõnum. Sest täna on see koht ja võimalus, kus sa saad nii nagu röövel ristil, kus sa võib-olla tunned, et sa oled mingis mõttes seotud oma otsustes ja valikutes, aga sa saad pöörduda Jeesuse poole ja öelda, et Jumal,
elav Jumala poeg, Jeesus Kristus, tee mind kurjuseks vabaks. Muuda mind sisemuselt. Ma tean, et see ei paista välja, ma oskan maskeerida ja ära peita lähtuvalt tänasest ajastust. Aga see kurjus on päris. Ja tema tahab päriselt vabaks teha. Aga selleks sina pead pöörduma ja paluma siiralt ja ehtsalt, et puuduta mind. Muuda mu olemust nii, et ma ei tahaks kunagi kaasa minna selle inimgrupiga, kes naudib piinamist või mingeid kummalisi protsesse. Tee mind vabaks. Ja tal on vägi. Tal on vägi ja meelevalt teha sind vabaks. Sa ei pea peitma seda kurjust, vaid sa võid vabaks saada, sest rist on tee välja kurjusest. Tule risti juurde, koge vabastavat väge, mis lähtub Jeesuses Kristusest, kes suri sinu eest, ja võta vastu vabadus. Ja võta vastu vabadus temalt, kellel on meelevald ja vägi teha seda. Amen. Täname Jumalat veel.